tere, head sõbrad! Täna, nagu te näete, meil on külas väga eriline külaline. Ta tuleb otse Iisraelist ja tema nimi on Birgitta. Birgitta, tere tulemast! Suur aitäh, mul on nii suur rõõm siin olla. Ja meil on ka nii suur rõõm, et sa oled Eestis ja sa hiljuti andsid ühe kontserti, nii et paljudel inimestel oli võimalus ka osaleda kontserdil ja kuulata sinu muusikat. See oli sinu värske uuelt albumilt. Ja võib-olla paljud inimesed tunnevad sind, aga paljud ka ei tunne veel. Nii et saame siis tuttavaks natukene lähemalt. Ma usun, et inimestel on väga suur huvi. Ja räägime alguses natukene sinust ja siis ka võib-olla elust Iisraelis. Et see on nii huvitav kuulda just otse allikalt. Sa elad seal, sul on pere seal. Ja võib-olla siis räägime alguses sellest, et kuidas sul üldse muljed on Eestis, et sa oled nüüd natuke aega olnud Eestis ja kuidas siis see Eesti kuum publika, kuidas sulle see kontsert, mis muljed sul jäid? Kõigepealt mulle meeldib alati Eestisse tulla. Ma arvan, et Eesti suvi on ikka nii mõnus ja huvitav on see, et me olime siin Hiiumaal eelmisel nädalal 4 päeva oli päiksepaiste. Ja me 4. päeval sai kõrini, et oli juba nii palav, et tahaks natuke vihma. Et ma arvan, et see on selline tüüpiline Eesti suvi, et selline mõnus vahepealne, vahelduv, et sul on seda mõlemat ja üleüldiselt meile väga meeldib Eestis olla. Ja see kontsert Olevistes, mis meil nüüd hiljuti oli minu jaoks nagu hästi eriline kogemus. Esiteks, et ma sain esitada esimest korda oma albumist uued laulud ja jagada Eesti publikuga seda, mis ma olen kirjutanud viimased 10 aastat. See on albumist tuli välja 10 aasta vahega eelmisest albumist, nii et see on ikka päris pikalt kirjutatud ja niimoodi läbimõeldud ja see on tõesti nagu mingi omaette sünnitamine, aga 10 aastat aega võtnud. Nii et see oli minu jaoks väga eriline kogemus ja Eesti inimesed on ka nii, see on ju huvitav, kuidas nad võivad nii soojad olla. Ja see oli nii vahva näha seda, kuidas nad reageerisid ja oskasid vastu võtta, nii et see oli minu jaoks väga südant soojendav kogemus. Ma olin ka nii lummatud, minu meelest see oli nii, meil ka siin kaamerate taga viibijad olid ka kõik kohal, nii et minu meelest see oli nii tore ja publik tuli kaasa kohe, et see oli ja muidugi need laulud ka, muidugi peab ütlema, et need on väga ilusad lood sul, et tõesti sellised lihtsalt meloodiliselt ilusad juba. Aga jaa, väga tore, et räägime natukene sinust, et ma vaatasin ka sinu kodulehelt, sul on koduleht, aga põikan korraks tagasi, et kas sinu seda uut albumit on kuskilt võimalik ka soetada, kui inimesed soovivad näiteks? Praegu ta on kõikidel platvormidel, kuna meil kahjuks enam CD-sid nagu peaaegu üldse ei ole kuskil kuulata. Ma ei ole seda veel välja printinud, me loodame, et võib-olla tulevikus või varases tulevikus saame midagi välja printitud igaks juhuks. Aga praegu on ta YouTube'is üleval, Spotify, iTunes, kõik need sellised meediaplatvormid. Lihtsalt sinu nime all, Birgitta on artisti nimi, eks ju? Täpselt. Aga ma siin nüüd võtan natukene, panen prillid, et ma midagi ei ajaks segamini. Birgitta, sa oled sündinud Rootsis. Yes. Aga rootslane ei ole. Kasvanud Eestis ja juba 12-aastaselt kolisid Iisraeli. Et nii huvitav, et kuidas sa oled olnud selline, su elu on olnud nagu, ütleme, ettevalmistus selleks, mida sa täna teed. Ja siis oled sa osalenud selles laulutalendi saates. Räägi natukene võib-olla sellest ajast ja ka armees oled sa olnud ja seal, kas sa teenisid seal lausa nagu lauljana? Olidki sinu töö, armee ülesanded olidki laulda. Wow. Räägi natukene sellest. Ja siin on selline mõnus pikk lugu, nagu sa ütlesid, et ma kasvasin üles Tartus. Et ma sündisin muidugi Rootsis, mu vanemad olid 1 aasta Rootsis sellel ajal ja niipea kui nende aeg seal sai läbi, siis me kolisime tagasi Eestisse. Ja minu jaoks, tulla tagasi Eestisse, kui ma nüüd vanem olen ja mul on enda lapsed, on nii eriline kogemus, eriti kui ma saan kohata oma lapsepõlvesõpru, kes on ka täna peredega ja meenutada asju meie lapsepõlvest. See on minu jaoks selline eriline kogemus ja seega, et me läksime ära, kui ma olin 12, andis mulle selle võimaluse ikkagi
meeles peada, mis siin oli ja kus me elasime ja mis me tegime. Ja absoluutselt, meil on nagu see Eesti tunne ja kõik need Eesti maigud ja lõhnad ja see on ikka kõik meeles. Nii et mõnes mõttes ma alati jään ikka Eesti tüdrukuks, Tartu tüdrukuks. Kuigi ma enne, kui me sinuga kohtusime nüüd juba natuke aega tagasi, ma küsisin sinu käest, et kellena sa ennast tunned ja et kas sa oled nii erinevates kohtades elanud ja ka abielus oled sa Rootsi juudiga, et kellena sa ennast tunned ja ütle siis, kellena sa ennast tunned. Ma olen Iisraeli üdini, aga tead, probleem ei ole selles, et ma kunagi muutusin. See oli algusest peale ja siin meil istub Liidia, kes oskab arvatavasti paremini öelda, sest tema tundis, kui ma olin väga väike noor ja väike selline rascal ja tegin oma emale isale palju häda. Et mul oli see Iisraeli veri juba pikemat aega sees ja huvitav on see tegelikult, kui ma olin 5-aastane või 6-aastane, midagi taolist, mul oli juba nagu see kinnisidee, et me kolime Iisraelisse, mul oli see nagu täiesti teada. Kuigi see ei olnud midagi praktilist. Midagi veel sellist ei paistnud, aga sul oli see teadmine sees. Ja nagu minu jaoks oli ka see, et kui minu vanemad sinna ei koli, et siis 18-aastaselt lähen armeesse, lähen sinna. Et see oli nagu minu kodumaa nii-öelda. Ja siis läksingi naabrite juurde ja ütlesin, et me oleme juudid ja me kolime Iisraelisse. Ja muidugi isa oli, et aitab küll, ära räägi, et sa peab kõigile seletama, see ei ole veel plaaniski. Aga jah, et see on kuidagi minu hinges ja minu vaimus alati olnud. Aga ikkagi Eesti kartul on maailma kõige paremat kartul ja seda oskab ainult eestlane öelda, nii et seda ei saa välja juuritada. Ütleme nii, et sul on eelised. Mul on eelised, suured eelised. Absoluutselt. Aga räägi natuke oma sõjaväeteenistusest ja siis sul selle lõpus veel juhtus midagi traagilist ka. Ma ei tea, kui palju sa tahad rääkida sellest, et see oli siuke elumuutev kogemus ka. Aga et nii huvitav, et sa olid armees ja sinu ülesanne oli laulda. Ja. Mis tegelikult ma ütleks isegi enne seda armeed oli see, ma olin seal laulu konkursil või TV-saates, see oli nagu selline, ma ei tea, missugune teil on, see on nagu Amerikas Stars. Meil on jah, Eesti otsib superstaari. No täpselt, selline sama kontsept. Ma olin vist 17-aastane, nagu päris noorekene veel ja mind kuidagi leiti nii-öelda läbi inimeste, kes tundsid mind, et ma oskan laulda ja olid mind kuulnud ennem ja kuidagi sattusin sinna show'sse niimoodi, et ma ei pidanudki palju etappe nagu läbi käima, vaid ma lihtsalt kohe sinna finaali. Mitte finaali, aga lihtsalt nagu jõudsin teleka saadetesse kohe, sest vaata tavaliselt niimoodi, et sul on mingi 5 täpselt ja sa pead nagu käima läbi ja sellest läbi saama. Ja kuidagi nagu juhtus niimoodi, et ma saingi kohe nagu teleka saatesse, mis oli nagu täielik üllatus. Ja siis ma käisingi 12 live telesaadet läbi. Ja see oli väga huvitav kogemus, ausalt öeldes. Muidugi ma enda tütrele ei lubaks 17-aastaselt sellist asja teha, sest ma arvan, et see on väga intensiivne ja ma arvan, et meie ise ei saanudki aru, kui intensiivne see on. Aga üks asi, mis minu jaoks oli nagu hästi võib-olla raske või selline asi, mis täna minu laulmist väga on shapinud, on see, et see telekasaate show'd on tihti nii nagu void musikaalsusest, neil on nagu, mis on tähtis, on see, kuidas see välja näeb, see produktsioon, mis riided sul on, kuidas su juuksed, meil võeti 3 tundi. Kõike muud saab timmida, eks ju, aga lihtsalt see produktsioon on seal. Absoluutselt, ja see oligi niimoodi, et sa istud 3 tundi make-up'is, 3 tundi juuste nagu korraldamiseks, aga musikaalse asjaga sa tegeled 10 minutitki rohkem. Ja minu jaoks oli see sa pead olema juba niivõrd valmis. Arvatavasti, aga mis minu jaoks tegitas sellise nagu tühjuse selle poolt on see, et sa nagu ei täida seda, ma ei tea, seda vajadust, mis meil on tegelikult ennast nagu väljendada musikaalselt ja nagu seda harjutada ja seda treenida. Ma arvan, et see peaks olema nagu loomingulist ja poolt, eks ju. Absoluutselt ja minu jaoks nagu see tekitas sellise hästi tühja kogemuse mõnes mõttes, mis ka ma tean, et tänu sellele minu jaoks laulmine on midagi, mis mul on vaja mingisugust vaimset dimensiooni. Absoluutselt ja see peab olema osa sellest, sest ma ei suuda nagu lihtsalt laulda melu pärast. Minu jaoks see on nagu selline mõttetu. Sest ma olen seda juba teinud ja see oli nii mõttetu. Absoluutselt. Ja no siis pärast seda ma tänu sellele show'le ma siis sain armeesse sisse laulmis nagu bändi, et seal on kuskil
üle 20 inimest aastas, kes saavad sisse, et see on nagu mega konkurents, aga noh, need, kellel on mingi nimi tehtud või nad on kuskil ära käinud, see on muidu palju lihtsam sisse saada. Ja noh, see on väga huvitav, ma arvan, eestlastele kuulda, et Iisraelis on armees lauljad ja meil on, ma võin isegi veel rohkem nalja teha ja öelda, et meil on isegi klounid ja stand-upistid ja näitlejad ja sul on nagu, armee on omaette väike maailm, et see ei ole ainult jalgväed, see on ainult üks väike osa, et sul noh, mõtle terve riik ju tegelikult läheb sõjaväkke 2 või 3 aastaks, mis tähendab seda, et sul tekib pikk aeg, mida on vaja ära sisustada erinevate asjade, sest muidu oled sa seal, noh, sul on vaja hing, ihu ja vaim, eks ju, kõik peavad saama. Absoluutselt. Ja siis ka see armee, noh, ta tõesti teenib inimesi nagu sa ütled täiuslikult, nagu et sul on kõik aspektid nagu olemas seal ja ma arvan, et see ka nagu hästi treenib 18-aastasi aru saama, kuidas päris elu käib ja lahendama asju. Minu jaoks oli see ka suur koolitus. Ma ausalt võin öelda, ma sellest laulmisest nagu eriti mingit asja ei saanud, sest me põhimõtteliselt käisime jalgväedes neid lõbustamas. See oli nagu meie töö, et ma võin ka ennast kutsuda nagu armee klouniks, sellepärast et kogu idee oli, et neil lihtsalt seda nagu rõõmu ja sellist mingit muud atmosfääri tuua sisse. Sellist entusiasmi. Absoluutselt, sest noh, neil on pikad treeningud, neil istuvad baasis mõnikord 2-3 kuud jutti ja siis tuleb mingisugune selline bänd kuskilt väljaspoolt ja toob mingit uut sellist väikest hingamisruumi. Nii et see oli tegelikult meie töö, aga ma arvan, et mis mind see nagu õpetas, see kogu see armeeteenistus oli just see nagu inimestega suhtlemine ja punktuaalsus ja kuidas sa saad 3 erinevat kontsertit samal päeval orgunnida ja noh, see on nii palju praktilist, mida 18-aastane tavaliselt oskab võib-olla pangaautomaadist. Distsipliin ja graafikud ja kõik. Absoluutselt. Ja sinusse suhtutakse nagu täiesti täiskasvanud inimestesse, kellel on nagu oma responsibility ja mõtlen, kui sa ka selle ei tee õieti, siis sa võid karistada saada, kohtu alla minna. Mõtlen, see on ikka täiesti metsik selline režiim selles mõttes, mis on tegelikult jube tähtis, ma arvan, et see on nagu midagi. Ta ikkagi valmistab sind eluks täiesti ette, et sa tuled sealt välja, siis sa oledki täiskasvanud inimene. Absoluutselt, jah, ma arvan, et see on ka üks asi, miks Iisraelis on kogu see startup nagu maailm ja reaalm on nii tugev, sest meil on kõik inimesed on sõjaväest läbi käinud, nad on juba ära õppinud, kuidas tegeleda probleemidega ja immediately mõtlen, et see ei ole niimoodi, et sa istud ja otsid ja räägid ja sul on vaja nüüd leida lahendus ja nagu metsikutele asjadele, et ütleme, ma ei tea, nagu meil nüüd viimati sõdades on olnud, et meil ei ole keraamilisi veste anda poistele, et sisse minna lahingusse ja siis sa pead kuidagi leidma mingisuguse solutioni ja nad leiavad selle. Ja noh, see on selline isiklik vastutus, et inimestes nagu kultiveeritakse seda vastutust ja ise nagu haldamist tegemist, eks ju. Sest et riik peab olema valmis kogu aeg, mitte ainult see 2-3 aastat sa oled seal, vaid terve järgnev elu, eks ju. Sest Iisrael on sellises olukorras, et erinevad konfliktid võivad süttida iga hetk, eks ju. Et selles mõttes väga huvitav ja tüdrukud ka, meil ka Eestis praegu siin käib arutelu, et kas tüdrukuid ka sõjaväkke tahetakse juba hakata võtma, noh, mõned erakonnad. Aga noh, meie puhul see siin natuke on, arvestades meie madalat sündivust ja kõike, eks ju, mis Iisraelis on vastupidi, praegu on väga kõrge sündivus. Et siis meil on natuke ta niimoodi negatiivse poole peal see mõte. Aga kogu selle siis perioodi lõpus, sa olid 2 või 3 aastat? Peaaegu 2 aastat. 2 aastat. Ja siis juhtus midagi, juhtus tervisega midagi. Madu juhtus. Madu juhtus. Mürkmadu, jah, ta nimi on Palestinian Viper. Täpselt. Ja midagi huvitav, me nüüd olime Hiiumaal Salinamas ja läksime tütrega vette ja seal oli üks nästik. Ja ta on minu loost nii traumeeritud, et ta keeldus vette minemast ja mõtlesin, et see ei tee tule mitte midagi, ta on ju selline armas, lihtsalt natukene koleda näoga, aga jah, huvitav. Aga jah, et kui ma olin siis nüüd 20 vist, see oli aastal 2011. Ma olin põhja pool Galilea järve ääres ja me olime nagu, see oli selline vaba aeg, me olime kämpimas just ja juhtus niimoodi, et tahtsin minna ujuma päris hilisel kellaajal ja ma küsisin nagu selle inimese käest, kes meid sinna viis, et kas see on okei, et
et on ikka midagi näha, et ma kuidagi ära ei upuks või midagi sellist. Ütles, et see on täiesti okei. Ja hakkasime minema vee juurde ja ma astusin millegi peale. Ma täpselt ei saanudki aru, mis asi see oli, aga ma tundsin, et ta nagu kuidagi Naksas. ja ma isegi ei naksanud, see oli nagu oleks mingist puurondist kuidagi astunud ja ta kuidagi nagu riivas sind õnnalt, ei olnud nagu midagi valusat isegi. Aga millegipärast tahtsin vaadata taha, et mis see siis oli ja siis ma äkki nägin sellist suurt paksu madu. Ja häda on selles ka, et see oli kuskil mai lõpus, kui ma ei eksi, ja maikuus nad just ärkavad üles, mis tähendab seda, et nad on jube mürgised, nii et nende mürk on nagu mitmekordne. Kontsentreeritud. Sest nad on nad ei ole kasutanud seda päris pikemat aega. Ja no niipea kui ma aru sain, et ta oli mind hammustanud, et siis ma hakkasime kohe nagu röökima. Häda oli selles, et ma olin seal 2 tüdrukuga, kes iseenesest niipea kui nad madu näevad, midagi sellest kuulevad, esimene reaktsioon on ringi joosta ja minna nagu natukene pead kaotada. Ja muidugi me olime piisavalt kaugel, et mitte keegi mind ei kuulnud. Ja millegipärast meil oli üks ainukene inimene, kes otsustas sinna tulla autoga, me kõik teised tulime bussiga ja meid oli seal mingi 50 inimest. Ta otsustas kell 10 öösel minna ja panna bensiiniautosse. Random idee, ma ei tea, mis ta tahtis, aga ta sõitis autoga meie poole ja me hüppasime ta põhimõtteliselt auto peale, ütlesin, et madu on mind hammustanud, et mul on vaja kähku kuskil kiirabisse saada ja helistada. Ja tegu on ikkagi surmava maoga. Ja, et see on kuskil tavaliselt inimesel on 45 kuni tund aega hetkest, kui ta on saanud selle maohammustuse. Muidugi, mida mina ei teadnud, sest minu jaoks on täiesti selline lugu, et ma ei ole kunagi kuulnud inimesest, kes on maohammustusest ära surnud või mida tuleb teha, kui madu sind hammustab. See oli minu jaoks täiesti ulmeline. Aga tuleb välja, et kui sind madu hammustab, Pille, et sa teaksid, ei tohi liigutada. Sa pead lihtsalt olema võimalikult vähe ennast liigutama, sest nii pea kui sul ennast liigutad ja veri viib seda mürki igale poole, mis muidugi mina tegin kõike vastupidi. Ja sa pead olema õudselt rahulik, mitte närvi minema, sest see ka tekitab see adrenaliin ja kõik, eks ju. Täpselt. Ja mida mina ei teadnud, oli see, ja ma mõtlen, mul ei olnud kuidagi teada seda ka, et ma olen allergiline mürgile, mis tekitas selle, et minu reaktsioon selle mürgile oli 2 korda kiirem kui tavalinimesel. Ja kui tavalisel inimesel kuskil 45 minutit tund aega, mul oli kuskil 20 minutit, kuni minu keha nagu täiesti hakkab shutdowni, sest mis juhtub, ongi tegelikult see, et su veri nagu tarretub, et ta muutub nagu selliseks gelliks ja see on niimoodi, et sul läheb, vererõhk läheb õudselt kõrgeks, meeletult kõrgeks, sa täiesti nagu sellised kaotad nagu isegi taju kehal ja siis see nagu äkki langeb ja selle langusega ta tarretubki ja siis kõik läinud. Ja mis minul oli juhtunud, ta oli hakanud juba kukkuma sellel ajal, kui kiirabi minuni jõudis, aga see lugu, kuidas ma kiirabisse sain, oli ka omaette seiklus. Et me helistasime sinna 100, mis iganes meil Eestis on, politsei, kiirabi. Ja nad ütlesid, et jah, et me üritame teile saata siis kiirabi, et neile võtab kuskil 45 minutit, et jõuda teieni. Ja ma juba tundsin huultes seda mürgi maitset, ma ei oska seletada, see on kuidagi selline hästi mõru maik. Ja ma ütlesin sellele autojuhile, ütlesin, et mul ei ole nii palju aega. Mul on vaja kiiremini ambulanssi saada. Ja me sõitsime natukene välja sealt, kus me olime ja seal oli mingisugune selline mitte sõjaväe auto, vaid see on, meil on nagu eriline üksus, kes valvab piire Iisraelis. Piirivalve. Ja täpselt. Ja nad suutsid kuidagi helistada kiirabitele, kes olid juba töö ära lõpetanud, aga nad nagu põhimõtteliselt ei peaks vastama enam kutsetele, aga keegi nagu reageeris ja ütles, et okei, me oleme 15 minuti kaugusel, et me siis tuleme ja saame teiega kokku X kohas, tulge nagu saame kokku seal. Ja kuni nemad jõudsid, ma olin niimoodi sellises seisus, et ma olen asfaldi peal laman, vaevalt hingan, ma ei tea enam, kas ma ei tunne oma keha, ma ei tea, mis ma teen, kas ma äkki nagu, ma olen kuidagi nagu kaotanud kontrolli. Ma üritan vaevalt veel hingata, see on ainukene nagu selline, olla lapikult maas oli ainuke võimalus selle jaoks. Ja niipea kui paramedikud jõudsid, nad ütlesidki, et sul oli juba nagu selline seis, et sul hakkaski see vererõhk nii alla minema, et me pidime sulle mingit sellist seerumit andma, mis põhimõtteliselt hoiab su vererõhku võimalikult kõrgel.
mis ka tähendas seda, et ma hakkasin teadvust kaotama aeglaselt, sellepärast et see vererõhk ei suuda nii kõrgelt nii kaua olla. Ja seal ambulantsis oli selline huvitav aeg, see oli ka metsik tegelikult, see ei rahunenudki maha, et kuni me jõudsime paramedikini, mõtlesin, et okei, nüüd on 20 minutit, sõidame haiglasse ja praegu nad veel hoiavad mind kuidagi elus. Häda oli selles ka, et kuna ma olin juba, mu nagu reaktsioon oli nii kiire, nad isegi ei saanud hakata mulle mingisugust antivenomit anda, sellepärast et nad pidid mind elus hoidma. Et nagu see protsess jäi ka nagu hiljemaks, mis ka asja tegi natukene halvemaks nii-öelda. Ja me olime seal ambulanssis, sõidame ja siis äkki mingi 5 minutit enne, kui me jõuame haiglasse, mootor lihtsalt gives up täielikult ja ei tööta, proovid ükskord, jälle ei tööta ja see oli huvitav, sest ma olin nagu kogu aeg in and out nagu teadvusest ja ma kuulsin neid vaidlemas omavahel, et mida teha, kus kutsuda uus kiirabi, et keegi tuleks appi ja siis lõpuks mingi peale, ma ei tea, võib-olla 4-5 minutit äkki läks jälle tööle. See oli täielik, täiesti rünnak nagu. Ja sellel ajal, kui mina kiirabis olin, see oli kuskil 20-25 minutit. Nagu ma ütlesin, ma nagu kaotasin teadvust päris tihti ja mul oligi nagu, ma nagu sattusin sellisesse huvitavasse kohta, sellisesse musta, väga tühja kohta, mis minu jaoks oli väga-väga hirmutav. Ma arvan, et ma olen nagu kogu oma elu olnud ümbritsetud mingil moel Jumala ligiolus, Jumala läheduses ja see hetk, kui ma olin selles nii-öelda mustas kohas, tühjas kohas, mul oli nii selge nagu taju sellest, et Jumalat ei ole seal. Ja minu jaoks oli selline hästi sobering moment, mis mind täiesti raputas, ka kuidas ma oma elu elan, mis otsuseid ma vastu võtan, kas ma olen siiamaani oma elu õieti elanud. Kõik see nagu voolas, kõik need mõtted voolasid sisse sel hetkel ja mul oli nagu selline taju sellest, et ma ei ole valmis minema veel. Ma ei ole läbi elanud seda, mis ma pean tegema ja ma ei ole nagu täitnud oma nii-öelda callingut elus. Ja minu jaoks oli see tõesti nagu life-changing moment, võib niimoodi öelda. Kui ma seal lamasin ja nagu tajusin seda huvitav just, et sa mõtleksid, et oleks nagu mingit võib-olla Jumala lähedust, et sa, ma ei tea, oled taeva poole teel või ma ei tea, mis iganes on ju, aga just see vastupidi, see tühjus, see nagu täielik lack of God oli see kõige sobering selline hetk minu jaoks. Ja siis, kui me lõpuks ometi jõudsime haiglasse, siis ma olin koomas, mõnes mõttes induced, mõnes mõttes nagu tuli minu endasse nagu reaktsioonile selle kõrge vererõhu pärast. Ja mis juhtus oli see, et mul see parem jalg oli nii, see on seal, kus ta meid hammustas, oli nii paiste läinud sellest allergilisest reaktsioonist, et mul olid varbad juba hakanud siniseks minema. Ja nad tahtsid põhimõtteliselt ära lõigata mul need, et mul terve jalg nagu ei hakkaks nagu ära surema nagu. Ja õnneks nad suutsid viimasel hetkel kuidagi lõigata 2 sellist sügavat auku mu jala sisse, et lasta sellel reaktsioonil välja voolata. Sest põhimõtteliselt see oligi see häda, et mul oli liiga palju vedelikke oli jala sees. Ja see nagu kuidagi leevendas seda ja lasi verel tulla jälle tagasi varvastesse, mis ka tänu Jumalale, mul on kõik varvad ja kõik jalg on alles. Aga jah, ma olin 3 päeva, olin koomas, siis ärkasin ülesse. Ja siis muidugi oli see kogu see aeg, see nagu recovery oli ka ikka tubli mingi 2 kuud, sest ma pidin lihtsalt olema nagu selle jalaga ja laskma sellel mürgil välja voolata mingi aeg ja see võttis aega, et tagasi 2 jala peale saada, aga nii huvitav, et ma olen näinud oma elus nii mitu korda, kuidas see ongi tihti niimoodi, et midagi juhtub sul elus ja nagu meil on vaja seda aega, et taastuda ja lasta kõigil mürgil välja voolata. Et see oli hästi sümboolne hetk ka minu jaoks, see kogu see aeg ja see oli huvitav, et ta nagu läks mööda nii kähku. Kui sa mõtled 2 kuud istuda haiglas, on ikka metsik aeg, eriti nagu mingi 20-aastase jaoks. Ja telekat ei olnud ja nagu nutitelefoni ka ei olnud, meil ei olnud igast asju, võtsid istuda ja passida. Aga kuidagi aeg möödus hästi kiiresti, see oli tõesti Jumala arm, et
ma täna ka saan normaalselt kõndida. ja et see on täitsa uskumatu lugu, et sa ennem oled ka põgevuselt rääkinud mulle, ma ei arvanud, et see nii tõsine oli, nii hull, et praegu sa kirjeldad, et siis on kohe tõesti sa näed, et see oli Jumala arm ja imed, et tegelikult väga vabalt oleks võinud ka teistpidi minna. Absoluutselt. Et see on lihtsalt Jumala ime ja Jumala plaan sinu jaoks, et Jumalal, nagu sa ütlesid, et see muutis ka sinu sellist ikkagi kurssi või sellist elu, nagu andis uue tähenduse elule ja võib-olla tõi sind ligemale sellele, milleks sa oled kutsutud Jumala poolt, eks ju, et see kutsumine kõik. Nii et vau, et see on küll tõesti väga-väga uskumatu lugu, et Jumal on hea Jumal ja ta tõesti, tema on huvitatud sellest, et me pöörduksime tema poole, et me oleksime ja vahest ta kasutab ka selliseid natukene, mitte et Jumal seda oleks teinud, aga ta lubab juhtuda asjadel, et me nagu hakkaksime nägema rohkem ja päriselt asju. Ja eriti meile neist, kes on kõva karakteriga. Raskemad inimesed, et siis just nii, siin rasked meetodid. Aga tänu Jumalale, see on tõesti väga-väga-väga ja siis, ja kuidas siis, mis sealt edasi nagu hakkas juhtuma, et kas kuidagi su elu hakkas ka nagu muutuma või minema teises suunas natukene või? No absoluutselt, ma arvan, et kogu nagu minu ma ei saa öelda karjäär, aga võib-olla minu muusika nagu tegevus ja kõik see nagu võttis teistsuguse võib-olla suuna järsku. Jah, absoluutselt ja ma arvan ka paljud otsused minu elus, mis ma olen nagu teinud või mis minu jaoks tähtis on olnud, see, mida ma järgin, on muutunud tänu sellele ja ma arvan, et see on nagu Samuel, et sa nagu pühitsed oma elu millegi jaoks ja sa saad aru, et okei, see on see, mis ma pean tegema. Ja sa oled nõus selle nimel nagu elama, sest aru, et sul on antud see kingitusena. See ei ole enam tegelikult sinu elu. Seal on teine juba selline, teine väärtus ja teine selline arusaamine, uus täiesti perspektiiv elul, eks ju. Et sa tead, sa oled kindel, et see oli Jumal, kes sind tõi täiesti surmast välja praktiliselt. See oli täiesti uskumatu. Aga Birgitta, täna elad sa siis Iisraelis, sul on perekond, sa oled abielus, sul on 4 laps teel, kohe peagi 4 last ja võib-olla räägi natukene, väga huvitav oleks sinu käest just kuulda, sa elad seal, sa igapäevaelu, et kuidas siis, just mind huvitab ja ma arvan, meid vaatajaid ka, seda peale seda 7. oktoobrit, eks ju, et tegelikult elu muutus ikka väga, et kuidas see on nagu siis sellise seestpoolt vaadatuna, et mida Iisraeli rahvas peab praegu läbi elama? Ja. Ma arvan, et üks asi on see, et Iisrael on tõesti läbi käinud mingisugusest meeletust traumast, et see 7. oktoober tõesti nagu nullis täiesti selle usu ja selle lootuse inimheadusesse. Ja see oli meie jaoks, ma arvan, kõigest šokeerimav, sest sa arvad, et nagu, et kõik üdini halvad ei ole, on ju. Sa tõesti loodad seda, et keegi ei suuda sind vihata niimoodi, et ta on valmis lapsi ära tapma või naisi ja kõiki neid tsiviilelanikke. Ja siis, kui 7. oktoober juhtus, siis see oligi nii selge, et sind keegi saab niimoodi vihata, et keegi võib niimoodi mitte tahta sinu eksisteerimist, et ta on nõus kõike tegema selle jaoks. Isegi ise surema, on ju. Isegi surema. See on väike hind veel nende jaoks kahjuks. Ja kõige kurvem on see, et ja minu jaoks oli see nagu ka kõige nagu selline šokeeriv, et see ei olnud ainult Hamasi terroristid sellel päeval, kes midagi tegid. Enamuse inimesed, kes rööviti ära oma kodudest sellelt Nova festivalilt, rööviti mitte Hamasi inimeste poolt, vaid tsiviilelanikke, kes lõpuks said raha selle eest. Nad nagu kohalikud siis? Kohalikud Gaza elanikud, kes võtsid inimesed Iisraeli poolt ja tõid nad Gazasse ja müüsid nad nii-öelda Hamasi terroristidele ja said nende eest raha. Ka inimesed, kes elasid seal, hoidsid need oma kodus. Kui nad ei olnud tulnetest, nad olid inimeste kodus. Keegi oli seal, kes teadis, kus need inimesed on ja nad kõik peitsid neid.
nii et ma mõtlen, see on nagu öelda, et natsirežiimi ajal saksa inimesed ei mänginud kaasa seda asja, nad tegid seda ja paljud tegid seda, võib-olla mitte kõik, aga nii palju, et Hitler sai põhimõtteliselt aastaid ja aastaid tegutseda, mis on ka sama praegu Gazas. Ja minu jaoks oli see nagu kõige kurvem näha seda, et see viha on nii sügav ja see suudab inimest panna tegema asju, mis on nii ebainimlikud. Sest ma mõtlen isegi, kui mina vihkaksin kedagi, sa mitte kunagi ei teeks haiget nende lastele, sa ei võtaks ära nad oma kodust. Mingid inimlikud piirid, eks absoluutselt. Ju. Et jah. Ja see oli, ma arvan, see on kõige traumeeriv nagu hetk ja see päev, mis tõesti on see viimased 3 aastat nagu ära värvinud oma spetsiifilistes värvides, ka poliitiliselt, ka ma mõtlen sotsiaalselt. Aga mis on huvitav Iisraelis on see, et me oleme 3 aastat sõjas põhimõtteliselt praegu olnud, et kui me võib-olla ei ole kogu aeg aktiivses sõjas, aga see sõjaoht on kogu aeg meil nagu niimoodi siin selja taga kuskil. Aga mingil hetkel sa harjud ära. See on see väga-väga imelik reaalsus. Ma arvan, et ukrainlased võivad sama asja öelda, et mingi hetk sa lihtsalt harjud ära ja mingi hetk elu peab edasi käima. Ja kui aktiivselt seda ei ole, siis lapsed käivad koolis, lapsed käivad ringides, sa käid tööl ja kõik on nii nagu ta on. Ja mõtlen, see on, ma arvan, Iisraelis üks kõige ägedamaid ja sellised, ma ei tea, minu jaoks kõige sellised nagu proud moment või proud selline asi on see, et me rahvas ei anna alla ja et see masendav situatsioon, me alati kasvame sellest ja me nagu, meie kogu riik on tegelikult ehitatud nende inimohvrite peale, kes on andnud oma elu selle jaoks, et me saaksime selle elada. Ja kuna meie väärtustame inimelu, siis me ka aktiivselt elame ja me ei anna kellegil seda ära röövida meie käest. Ja see on see, mis mind teeb väga uhkeks Iisraeliks ja uhkeks oma riigi üle, oma rahva üle. Ja ma arvan, et ükskõik, kui see sõda lõpeb nüüd homme ära või seal on veel 3 aastat sellist, et me kindlasti kasvame, meie majandus kasvab ja lihtsalt jätkame nii kaua kui vaja. Vau, see on ikka tõesti ikka väga šokeeriv ja see on ikka kõige hullem asi, millega üldse harjuda. See on niivõrd ebanormaalne, et sa pead harjuma sõjaga. Ja see on kindlasti jätnud kogu rahvale sellise ikkagi, see on nagu trauma, sa ütlesid, et see on traumeerinud ja ka lapsed peavad kasvama selles, eks ju. Aga tõesti, Iisraeli rahvas on tugev, nagu sa ütlesid. Nad õpivad sellest. Nad austavad inimesi, kui me olime nüüd oma bändiga ka 1,5 aastat tagasi, siis seal hotellis ka, kus me siis peatusime, tulid siis nagu need roteeruvad sõjaväeüksused ja siis ühesõnaga, kuidas siis nagu koheldakse ikkagi, et antakse puhkust, teenindatakse mingisugused siuksed hetked, sa näed, et nagu väärtustatakse, et mitte ainult ei võeta sult välja kõik, mis vähegi võtta annab. Aga jah, et see on täitsa niimoodi, et väga keeruline on kuulda seda, aga õnneks on ka Iisraelil sõbrad üle maailma ja minu meelest see on ka väga oluline, et Iisraelil on kristlaste näol sõbrad ja ka üle maailma toetus ja sellepärast ongi oluline. Sa ütlesid, et kõige kiuste Iisrael ikkagi õitseb, majandus kasvab, sündivus on praegu väga hea, väga kõrge ja väga oluline on sellepärast ka, et ka meie erinevad rahvused, et me toetame, et me palvetame ja ma usun, et see on ka kindlasti üks tugi, miks üldse on võimalik ka läbi nende asjade minna, sest et see on väga keeruline, et seda ei taha ette kujutadagi, ei oska ette kujutada. Ma võin sulle hetkeks rääkida veel natukene sellest, kuidas meie lapsed on seda kogenud, sest see on nagu first hand. Meil on niimoodi, et meil pommikat korteris ei ole, meil on elamusmajas all korrusel, et iga kord, kui meil sireen on, meil on 1.5 minutit, et alla joosta 2 korrust.
ja siis mahutada ennast kõigi teiste naabritega sinna pommikasse ja muidugi ega tavaliselt keegi ei tulista keset päeva, kui tulistatakse, siis on keset ööd, mis tähendab seda, et sa ei maga, et sa ärkad üles näiteks kell 1, ärkad üles kell 3, halval ööl veel kord mingi kell 6, heal ööl on see ainult 2 korda, aga ürita niimoodi kuu aega elada. Kui sul lapsed on kogu aeg kodus, nad kooli ei saa minna, sellepärast me oleme aktiivses sõjas ja öösel ei maga. Päeval on kõik tigedad, passivad kodus, sest sa ei taha, et nad läheksid välja kuskile mängima omaette, sest sa kunagi ei tea, kuna see järgmine sireen tuleb. Nii et see on nagu selline, ma ei oska seletada, see on selline koorem nende jaoks, nende väikeste inimeste jaoks, mõtleme, nad on nii, nad peavad nii väiksest east nii paljust läbi käima, mis on minu jaoks meeletult raske seda kõrvalt vaadata. Ma tean, et Covidil, koronal oli nagu selline suur efekt kogu maailma üle. Minu jaoks on see nagu seesama, aga 7 korda hullem. Nii et see on natukene sellist nagu isiklikku perspektiivi sellest, mis meie lapsed on läbi käinud. Aga ma arvan, et nagu sa ütlesid, et meil on jube palju vaja just inimesi, kes palvetaks. Ma tean, et praegu on selline aeg, kus paljudel inimestel on mida Iisraeli kohta öelda. Ma vean kihla, et ka Iisrael teeb poliitiliselt asju, mis ei ole võib-olla kõige õigemad alati. Aga samas me ka teame seda, et Jumal on öelnud väga selgelt, et see, kes õnnistab Abrahami ja tema suguvõsa, saab olema õnnistatud. Ja see, kes ei õnnista Abrahami või näeb Abrahami, saab olema neetud. Nii et see on mingi valem, mis Jumal on meile algusest peale andnud. Ja ma arvan, et inimesena, kes usub Jumalat, me ei saa seda valemit ära tühistada ja väita, et Iisrael täna poliitiline Iisrael nii-öelda ei ole see vaimne Iisrael, mis on ka hästi suur selline argument praegu, mis praegu toimub. Et kui see on nagu sama asja öelda, et kuule Pille, et mina Jumal on ju, mina täna otsustasin, et sina vaimselt oled minu oma, aga see, mis siin keha on, et see, ma võtan seda me ei taha, see ei ole minu asi. Ja seda nagu öelda, et see on 2 erinevat asja. Et seda ei ole võimalik lihtsalt. Ei, Pille on Pille. Iisrael on Iisrael ja ma mõtlen, kes ka on lugenud prohveteid, teab täpselt seda, et Jumal on öelnud, et ta toob oma rahva tagasi sinna samasse kohta, kus ta selle maaga ja selle riigiga on algusest peale loonud ja establishing, et me ei saa seda nagu lahutada oma vahel. Nii nagu mina ei saa võtta Pille ja öelda sinu keha ja sinu vaimne isiksus on midagi eraldi ja täna mina räägin ainult sinu vaimsest osast ja kogu lugu. Ja see on ainuke osa sinust, kes relevantne on. Nii et see kogu see argument minu meelest on täiesti metsik. Ja ka nagu heidetakse ette ka, et tingimusteta toetamine, genotsiidi toetamine, see kõik on nagu esiteks, me täna ei jõua minna sinna, kui palju on ka sellist valeinfot ja meedia on ära kasutatud selle valeinfo ja propaganda poolt, aga nii, kus mu mõte nüüd jäi jooksma. Ma võin sulle ühte asja öelda. Ma arvan, et üks kõige tähtsam asi, mis nagu normaalne inimene peaks tegema, on see, et ta loeb oma uudiseid mitmest kohast. Et me saame informatsiooni mitte ainult ühest ajakirjast, mitte ainult ühest allikast, kus me ka teame, et see on nagu mingisugune spetsiifiline parem-vasakpoolne. Ma mõtlen, nii kui parem, nii ka vasak, mõlemad, kui nad on ekstreemsuses, nad on ohtlikud. Nii et meil on vaja leida oma informatsioon õigest kohast. Aga mulle ütles üks sõber paar päeva tagasi, mis mind väga puudutas ja minu jaoks oli väga eriline perspektiiv. Ta ütles mulle, et ta oli just hiljuti rääkinud kellegiga, kuidas Iisraelisse suhtuda. Kui näiteks Iisrael teeb poliitiliselt midagi valesti, kui Iisraelis on midagi, millega ta ei saa nõustuda, mis on ka täiesti legitiimne, me ei saa ka lõpuni öelda, et kõik, mis Iisraelis toimub, on püha ja okei ja me peame nagu ütlema yes and amen. See ei ole tõsi. Aga mis peaks olema meie suhtumine? Kuidas me saame õieti suhtuda niimoodi, et me teeme ka Jumala ees, me teeme õiget asja. Ja ta tuletas mulle meelde Taavetit. Kui Taavet põgenes Sauli eest, tal oli mitu võimalust Sauli ära tappa. Ja ta oli sellistes situatsioonides, kus oligi, et Saul magab ja palun, nüüd ta karistab Sauli kõige selle eest, mis ta on valesti teinud. Saul on tema elu pannud sellisesse ekstreemsesse kohta, kus ta peab põgenema aastaid. Ja nüüd tal on võimalus, võiks ju ära teha. Palun väga, jah, ja teeks õiget asja ka. Võib-olla, et tundub, et Jumal andiski tema minu kätte, eks ju. Täpselt. Aga hoiak. Aga mida ta tegi? Ta ütles, mina ei katsu seda, keda Jumal on võidnud. Ja
ma arvan, et see on ka suhtumine, mis meil peaks olema. Me teame, et Jumal on Iisraeli valinud oma kõige kallima näidisena, mitte rahvana, kes on parem, vaid rahvana, kes on meile näidiseks, mis tema suhtumine on inimkonda, mida ta meie käest ootab. Iisraeli ajalugu on osa meie ajaloost. Iisraeli vanavanemad, see on kõik meie oma. See on meie lugu ja me peame sellesse suhtuma niimoodi. Ja ka usaldama Jumalat, et me näeme läbi ajaloo, et ega nagu sa ütlesid, et Iisrael on teinud valesti, Iisraeli rahva seast juhid on teinud valesti, aga Jumal on ka tegelenud nendega. Et selles mõttes me ei pea seda ülesannet enda peale võtma, et meie nüüd tegeleme või kuidagi anname hinnanguid või otsustame, sest kuna see on Jumala rahvas, siis Jumal saab hakkama ja ta on ka karistanud väga rängalt. Iisraeli rahvas on ka pidanud väga keerulistest oludest läbi minema, sellepärast, eks. Aga meile ta on olnud ka juhised, meile ta on öelnud, et õnnistage ja palvetage, kui te näete selliseid asju, mis tundub, et ei ole võib-olla kõige õigem, siis palvetage. See on ainukene, mis on meie nagu nii-öelda meie ülesanne, meie ja ma arvan, et see ongi see tänase aja nagu tendency, et mängida Jumalat natukene. Kõik tahavad natuke Jumal olla ja olla need, kes mõistavad hukka ja olla need, kellel on õigus otsustada, mis on õige ja mis on vale. Aga ma arvan, et Jumal saab sellega hakkama ja ma arvan, et tal ei ole vaja abilisi. Ja me võime usaldada seda, et ta on absoluutselt kontrollis ja ta teab, mida ta teeb. Ja kui ta on meil öelnud midagi väga lihtsat, siis me võiksime seda lihtsalt teha ja palvetada. Ja usaldada seda, et ta esiteks on ustav Iisraelile, nagu ta lubas, sest see ka tähendab, et ta on ustav meile. See on nagu meie baas. Sest ta ei saa olla niimoodi, et ta ei ole ustav Iisraelile, aga miks me peaks arvama, et ta on ustav meile? Need kõik käivad koos. See kõik käib kokku. See kõik on üks palju suurem pilt, kui me suudame ette kujutada. Ja ma arvan, et kõige targem asi usklikena on tõesti nagu astuda paar sammu tagasi ja paluda, et Jumal näitaks meile seda suuremat pilti. Ütleme nii, et vähemalt kui me kui me isegi võib-olla ei mõista kõike, siis tõesti astuda 2 sammu tagasi ja vähemalt mitte olla selline aktiivne ründaja ja kiusaja, sest et kui ütleme nii, et kogu see olukord, mis praegu seal Lähis-Idas või Iisraeli ümber toimub, need sõjad, loomulikult ta on nagu pahandanud maailma, praegu kõik kritiseerivad, mittekristlased ja väga hull, kui veel kristlased astuvad samasse paati ja hakkavad nagu Iisraeli taga kiusama, mis praegu toimub, et vähemalt kristlastena astume samm tagasi ja usaldame Jumalat, palvetame. Absoluutselt, see on minu meelest Vau, see oli nii hea, mis sa rääkisid ja nii valgustav ka ja nii selgitav, et aitäh sulle tõesti, Birgitta, et see oli nii hea. Ma usun, et meie vaatajad said täna väga palju uusi mõtteid, aga võib-olla tahad sa veel paar sõna lõpuks öelda eestlastele, meie kristlastele, meie juudi kogukonnale, et meid vaatavad erinevad inimesed. Et kõigepealt tahaks teid kõiki tänada, nagu alati selle eest, et te olete ustavad teie armastuse eest Iisraeli vastu, teie armastuse eest teie Jumala vastu, kes on ka Iisraeli Jumal. Ja ma tõesti palun, et Jumal annaks meile ühte meelt käia ühes vaimus, ühes armastuses ja olgu õnnistatud. Ja minu poolt ka kõike head, olge õnnistatud ja näeme varsti.